Kas kellelgi on ka juhtunud, äkki siis ma ei tunne ennast nii üksinda. See on nagu hiiglaslik pliiats. What? See candy cane mulle üldse vist ei maitsegi. Ma pole kuulnudki siuksest asjast. Issand, ma olen seda ikka normaalselt kasutanud. Oota, aga mul ei ole ju pandud siia see taht. Kuidas ma balansseerin suhet ja vlogmassi. Tere hommikust! Miks praegu tundub, nagu ma filmiksin seda klippi öösel? Sellepärast, et väljas on kõige pimedam ja hallim ilm, mida ma üldse oma elus näinud olen. Kohutav, aga tegelikult ikkagi on hommik, käes on 16. detsember ja mina suundun trenni, lähen teen ühe jalapäeva ja siis peale seda lähen viin mõned pakid teele ja siis juba koju. No nii, märkamatult on kätte jõudnud lõuna. Ma käisingi trennis, korralik trenn oli, siis viisin need pakid ära, tulin jala koju, et samme koguda. Vaatamegi korra, mida näitab mu Ultrahuman ja mida näitab mu telefon. Ja siis ma, enne isegi kui ma pesema jõudsin, ma tegelesin veel mingite tööasjadega, mis olid kiireloomulised. Ja nüüd me olemegi siin, kus kell on juba 1 läbi. Ehk siis ma sõin enne trenni ühe banaani ja nüüd ega ma ei hakkagi enam hommikusööki tegema, nüüd on lõunasöögi aeg. Ultrahuman näitab 5300 sammu ja telefon näitab 4300. 1000 on vahe. No, jah, eks see enam-vähem. No ei tea, kas tegelikult võib nii suur vahe olla. Samas, telefon ei lugenud mu Stairmasteri samme, aga Ultrahuman luges. Ma ei tea, palju ma neid seal tegin muidugi. Igal juhul saate aru. See on nii totakas, mida ma kohe ütlen. Kas kellelgi on ka juhtunud, äkki siis ma ei tunne ennast nii üksinda. Ma tegin eile selle ülihea õhtusöögi, kes vaatas eilset vlogi. Ma tegin seda kana orsot, üks mu lemmiktoite. Ja täna külmikusse vaadates tuli mul meelde, et ma ei pidanud eile üldse süüa tegema, sest et mul oli alles veel üleeilsest kartulit ja vorste. Aga selles suhtes tore, nüüd mul on kohe mitu toidukorda olemas ja mulle meeldibki süüa nagu vaheldumisi. Ai, mis ma praegu keelde hammustasin? Ma just tõmbasin endal tripodiga naha sinna tripodi vahele. Nii et ma lihtsalt vigastan ennast järjest. Okei, igatahes. Et mulle meeldibki, kui ma saan erinevaid asju süüa. Ehk siis ma panen nüüd airfryerisse seda toitu ja söön lõunaks seda, mis ma saan õhtuks süüa oma kana orsot jälle. Keegi küsis mult ka, et kuidas ma teen ahjukartuleid. Ja viimased aastad mina olen teinud nii, et ma koorin, eelistatavalt koorin kartulid ära, lõikan pooleks, viskan kaussi, panen oliiviõli sinna ja maitseaineid ja siis panen ahjuplaadile. Ja umbes 40 minutiks ahju. Aga võt need viimased kartulid, need mida ma praegu soojendan, need läksid küll kuidagi pekki. Ma vist küpsatasin neid natuke üle ja ma ei keeranud neid ka piisavalt, nii et nad ühe külje pealt veits kõrbesid ära. Ja seest on sellised veits nagu pudrused. Ehk siis nendega mul läks pekki. Aga üldiselt muidu niimoodi tehes minu arust jäävad väga head. Kõht on täis, tuju on hea. Kui te vaatate, et mu juuksed on imelikud, siis ma lasen neil täna õhu käest lihtsalt kuivada ja hakka föönitama. Fake tanni koorisin maha, ma ei tea, kas ma ütlesin, sellepärast ma olen praegu sööka valge, aga ma arvan, et ma juba varsti panengi kukkima päevaks, et mul ei ole täna rohkem plaanis välja minna kodust. Et siis ma saan juba rahulikult panna ja mulle meeldib tegelikult rohkem panna pigem nagu päevaks, kui et ööks. Sest ma ei tea, see ei ole väga loogiline, aga mõnikord see segab mund. Ma ei tea, ma nagu tunnen, et mingi kiht on seal peal. Igatahes on aega advendikalendriks. Nii kahju, ma tahaks täna ka Maria pakki avada. See on nii põnev iga kord, aga täna ei ole see päev. Täna on 16. Eriti peenikene pakikene. Zoevo!
huulatoode või no tundub vähemalt. Ma ei teadnud, et... oota, tean küll. Ma just ju ostsin su Eva pintsli Douglasest Viinist, aga minu arust kas Eestis nad müüvad neid su Eva tooteid, ma ei tea. See on nagu hiiglaslik pliiats. Pout Perfect Lip and Cheek Pencil. Tegelikult ilus toon. Ma küll kujutan ikkagi rohkem huulte all seda ette kui põse. Aga täitsa äge, ma ei ole näinudki sükest asja. Nii suur. Kas see on siis tõesti teritatav, aga mul ei ole nii suurt teritajatki. Kohe varsti lähme avame selle Red Bulli kalendri ka, aga mulle tuli vahepeal üks põnev pakk, mida ma ei teadnud üldse, et see täna tuleb mulle. Ja ausalt öeldes ma olen väga excited, et seda avastada. Vaadake seda! See on Lidli jõulupakk. Ja issand jumal, ma juba näen nii põnevaid asju. Nii, siin on kaardikene ka. Käsitsi kirjutatud, nii armas. See on siis nagu selline aluse täis neid deluxe tooteid. Nii, hakkame kuskilt otsast pihta. Mis siin on? Risotto carnaroli with mushrooms. Kiirroog risotto carnaroli, riisi ja kuivatatud seenetrühvlik kastmega. Väga põnev. Apelsini ja šokolaadiga siis küpsetis. Siis tagliatelle pasta. Mingi selline maiustus. Šokolaad. 50% kakaod. Pate lecino oliividest Euroopa ansjooviste ja kapparitega. Issa, ma ei tea isegi, kuidas seda süüakse. Ma ju rääkisin, et ma oleks tahtnud mingit moosi, millega juuste süüa ja mul on need juustud alles. Ehk siis siin on 3 erinevat moosi. Viigimarja sinepikaste, pirni sinepikaste ja clementiini sinepikaste. Need on kõik sinepikastmed, mitte muusid. Kui palju avastamisrõõmu. Ma ei ole ühtegi, pasta pastaks, aga muidu nii huvitavad tooted ma ei ole siukseid söönudki. Ma arvasin terve aeg, et tuleb üks mu Kossi kampsun, mille ma tellisin. Aga ei tulnudki see. Mu ultrahuman ütleb mulle, golden hour is starting now. Mingist golden hourist ei ole siin isegi haisu mitte. Vaatame siis selle Red Bulli kalendri üle. Jälle see granaattoon oma, mida ma olen juba siit ka maitsnud. Tea, kas võiks praegu ühe siit võtta äkki? Äkki ma võtaksin selle Peach Editioni. Teate, mis mul just meelde tuli? Ma scrollisin veits TikTokis praegu. Ja mingi naine rääkis Suella business venture'itest. Ja üks nendest on see raamat Cordially Invited. Selle kinkis mulle Laura. Ja ta kinkis selle... tegelikult ma ei tea enam, mis aastal ta selle kinkis. Mida? What? Ma leidsin siit raamatu vahelt just avamata Swedbanki pangakaardi, mis on tulnud 2022. Miks ma seda kunagi ei avanud? Mida? Okei. Ma ei oska selle kohta mitte midagi kommenteerida. See oli siin raamatu vahel. Ma tahtsin tegelikult vaadata, et mis aastal see välja tuli ja siis ma nagu jäin mõtlema, et mis aastal Laura selle kinkis. See on 2018 välja tulnud. Ma ei teagi, kas Laura võis selle kinkida samal aastal. Igatahes ma tahtsin siit vaadata seda jõuluosa ja teiega koos sellest läbi minna. Tal on siin nagu erinevad siuksed mingid retseptid ja vastavalt hooajale mingi kodukaunistamise nipid ja hostimise nipid. Nii, Winter. Ilus raamat on. Zoe'l on minu arust väga hea maitse. Winter to-do list. Update your bedding for a more festive theme. Mul ei ole jõuluteemalisi voodilinasid ja see on küll üks viga, mida ma tahaks parandada, aga ma arvan, et see aasta ma enam ei hakka. Plan a Christmas or New Year's Eve party. Go ice skating.
seda kindlasti plaanin. Visit the Christmas market, seda on juba tehtud siin. Buy the tackiest Christmas jumper you can find and wear it for the majority of December. Koledaid jõulukompsuneid mul ei ole ja ausalt öeldes ei viitsi osta ka. Pick your tree and decorate it. Watch your favorite Christmas movies. Wow, siin on kuidas teha täiesti otsast lõpuni piparkoogimaja. Ausalt öeldes ma ei viitsiks. Nagu võt seda piparkoogimaja ma tõesti ei viitsiks otsast lõpuni teha. Nagu ma ostaks pigem ikkagi valmis tükid ja nendest teeks, kui et ma veel küpsetan kõik need tükid ja siis ootan, et see jahtuks ja siis panen kõik selle kokku. See tundub jube hässel. Siin on candy cane cupcakes, väga kahju, et siin ei ole pilti, kuidas ma siis tean, kas ma tahan seda. Okei, järgmisel lehel on. Never mind. Ja siis candy cane macaroons. Sellised näevad välja. Aga see candy cane mulle üldse vist ei maitsegi sellepärast, et need on ju mingi piparmündiga, on ju. Ja piparmünt toidus mulle üldiselt ei meeldi. Väga kahju, et tal just siuksed retseptid on. Ma tahaks küll midagi küpsetada, aga mitte neid. Extra special cauliflower cheese. This is my luxurious cauliflower cheese dish. It is so rich and creamy with a festive nutty topping. Kusjuures näeb kena välja küll. Ma pole kuulnudki siuksest asjast, et mingi lillkapsa juustu roog. Issand, kui huvitav. Kusjuures siin ei ole sees midagi sellist, et mingi Eestist ei saa osta. Vaatab, kuidas meil siin selle ajaga on, aga see oleks tegelikult üks asi, mida ma tahaks täitsa proovida teha. Ma teeks küll mingi, siin ka see ei tundu väga suures vormis olevat, et ma teeks nagu väiksesse vormi lihtsalt nagu proovida, aga väga huvitav. Okay. Siin on näiteks toodud välja mingid mängud, mis sobivad, et 2-8 inimest, 4-8 inimest, perele ja sõpradele. Nii on ju. Zoe parim sõber Mark on ka siin raamatus, aga ta näeb väga teistsugune välja, kui ta praegu näeb. Issand, oli nii väike jõulusektsioon. Kõik. Mida? Issand jumal, nüüd ongi juba New Year. Ja see... Christmas on ju Zoe lemmik. Issand. Nüüd ma jäin mõtlema, et aga kust ma kunagi tegin need ühed suured nagu šokolaadiküpsised valge ja tavalise piimašokolaadiga. Nagu suurte šokolaaditükkidega. Kas siis see oli see Tanya Burri raamatust? Kas keegi üldse mujalgetest teab, kes on Tanya Burr? Ta oli ka kunagi tuntud briti YouTuber ja oli ka sõber Alfie ja Zoe'ga. Ja ta ka mulle kunagi väga meeldis. Ja ma ostsin tema raamatu. Nad tulid kõik mingite raamatutega mingi hetk välja. Ja äkki siis olid tõesti seal need suured küpsised. Kahju, ma vist vabanesin sellest Tanya raamatust, sest et ma ei olnud seda nagu aastaid isegi katsunud. Ja näen nüüd siin ma olen mingi, seal oleks olnud need küpsise retsept. Ma leian selle internetist ka, nii et rahunegem on ju. Nojah, siin on mingi Easter ja igast mingid suveasjad. Ausalt öeldes ma olen praegu pettunud, et siin oli nii vähe jõulude kohta. Nii vähe. Aga see lillkapsa asi tundus huvitav. Selle ma hoian meeles ja äkki jõuame veel enne jõule teha. Kui ma juba siin raamaturiiuli ääres olen, siis kes mäletab eelmise aasta vlogmasist, ma sain, issand, mis ettevõttelt see nüüd oli, ma ei mäletagi. Aga sain sellise jõululuuletuse raamatu ja meil küll perega nagu iga aastaga vajub aina rohkem ära see, et peab midagi esitama, kui sa tahad oma kingituse saada. Aga tegelikult oleks ju armas küll mingisugust luuletust lugeda peast. Et äkki võiks isegi midagi õppida. Siin on nii pikad need. Ma vist eelmine aasta äkki lugesingi siit midagi ette. Siin on mingi lühem. Karu jõulusalmi varu. Jõuluaeg on eriline, siis on kõigil rõõmu laialt. Karu käppa siis ei ime, muheledes mõtleb maialt. Mis võiks olla jõulutaadi kenas kingituste kotis? On seal komme, šokolaadi või ehk metki suures potis? Igaks juhuks õppis karu pähe suure salmi varu. Lisaks maiustusele maru oleks saada kaisukaru. Tänapäeva jõuluvanad vööl ei kanna vitsakimpe, naeru näol nad ulatavad salmi lugejale kinke.
kingikraami kaubaletist otsida neil pole vaja. Päkapikud internetist tegutsevad kogu aja. Kommikotid aga peavad olema neil suured laiad, sest et jõuluvanad teavad, lapsed endiselt on maiad. No. Ma tegin endale just mingi crazy punni. Igatahes, kui ma siin juba oma riiulite juures istusin, siis mul tuli meelde, et ma nägin ühte väga head küsimust üks päev ja ma screenshot'id seda kohe, aga ma leidsin selle õnneks nüüd ülesse. Kõigepealt kiirelt vastan ära ka selle, mida ma siin nüüd ka otsimise käigus nägin, et kas selle Chloe parfüümi ostsid sa kuskilt Eestist või pidid tellima. Jutt käib siis sellest Atelier de Fleuri sarjast Magnolia lõhnast ja see on täiesti Tallinna kaubamajast. Ma ei tea, kas seda kuskilt mujalt ka saab, aga igatahes kaubamajas neid müüakse tervet seda sarja. Anette ütles, et talle jäi sealt ninna, mitte silma, veel üks lõhn, mis talle tõesti väga meeldis, aga ta ütles, et ikkagi esmajoones on tal seda magnooliat vaja ja siis mõtleb edasi. Aga igatahes jah, see on kaubamaest ja siis see küsimus... veel tuli selline küsimus, et millised parfüümid on hetkel sinu soovinimekirjas? Pean ütlema, et seal soovinimekirjas väga palju midagi ei ole. Et mul ei ole praegu midagi nagu niimoodi meelde jäänud, mida täiega tahaks. Üks küll, mis on päris pikalt seal olnud, aga mis on piisavalt kallis, et ma ei kiirusta selle ostmisega, on Mind Games'i The Queening või Queening lihtsalt. Igatahes. Seda Crème de la Crème müüb ja see on väga hea lõhn. Ja siis, mida ma väga tahaks proovida, mis ma panin oma sünnipäeva soovinimekirja, on Memory lõhnad. See on mingi UK bränd, ma olen kuulnud Molly Maid sellest rääkimas, ma otsin kiirelt ülesse, et ma saaks näidata teile, võib-olla olete ka kuskil näinud. Esiteks nende nagu kogu see visuaalne pool on lihtsalt nii ilus ja need lõhnakirjeldused, no ja siin on ka niimoodi, et tegelikult ma tahaks neid kõiki proovida, aga ma panin vist soovinimekirja 2 erinevat. Neil on tulnud 30 milliliitrised. Ennem olid ainult 100-sed. Siin on need lõhnad näha. Sellised. Siis ma ennem kraapisin siit otsa, sest mul on mingi asi siin. Igatahes kõige rohkem mulle jäid vist silma Sunnis Up. Ei, ma ei tea, minu arust ma panin kõik panin äkki sinna soovinimekirja. Kõik tunduvad mulle väga põnevad ja tahaks proovida. Et need, aga tegelikult nende kohta ma ei tea üldse mitte midagi, et kas mulle tegelikult ka meeldiks, aga kirjeldused on väga head ja inimesed on soovitanud ja need review'd olid väga head. Ja siis nüüd lõpuks jõuame selle küsimuseni ka, millele ma vastata tahtsin. Oh my god, Kaisa. Mis on su go-to lõhn suurele aastavahetuse peole, rahulikule jõuluistumisele perega ja kodusele mänguõhtule sõpradega? Nii huvitav küsimus, ma jäin täitsa sellele kohe mõtlema, sest et need on tõesti kõik täiesti eri vaibid. Viimasel ajal ma struggle'in sellega, et kui ma lähen uksest välja, mõtlen, mis lõhna peale panna, ma olen nagu, oh my god, ma ei tea, mida panna ja enamasti siis ma lihtsalt võtan selle Jean Paul Gaultier Divine'i, sest see on kuidagi sellel, issand, ma olen seda ikka normaalselt kasutanud. Saate aru, ma ei ole isegi vaadanud, et ma olen pool ära kasutanud sellest. On aru saada, et see mulle meeldib. Wow! Igatahes, see on mu praegu go-to ja kui ma peaks valima, mida panna aastavahetuse peole, siis ma kindlasti minu mõtted olekski, et see peab olema kaua püsiv, hästi tunda ja midagi sellist seksikat ikkagi. Et ja ma valiks ilmselt põhiliselt nende kahe vahel. Et kas siis Gaultier Divine või siis Rabanne Fame. Nendega on mõlemaga see, et ma tean, kui ma selle peale panen, seda on tunda, ma ei pea seda üldse palju laskma. Nad on mõlemad nagu sellised minu jaoks erilised ja sensuaalsed ja mõlemas on kookost. See mulle meeldib, aga samas mingisuguseid lillenoote ka, et siuksed nagu huvitavad lõhnad. Sellest ka ma olen ikkagi mingi pool ära kasutanud. Et need on aastavahetuse peole. Nüüd jõuluistimine perega. Palju keerulisem juba. Esimene mõte oli Fugazi Angel Dust. Sellega mul tuleb praegu meelde, et mul on filmitud video sellest Fugazi Sugar Daddy'st ja ma ei olegi seda üles pannud.
no tegelikult miks mitte need mõlemad sobiksid, mida ma olen siin ka viimasel ajal natukene kasutanud, on Lalique Soleil parfüüm. Et see on ka selline nagu mahedam, selline cozy ja need on nagu kõik sellised natuke nagu kergemad, mitte nii intensiivsed ja sellised nagu soojad ja hubased minu jaoks, kui saab parfüümi nii kirjeldada. Mänguõhtule sõpradega oleks ilmselt need samad viimased valikud. Parfüüm, mida ma ei ole millegipärast nüüd üldse kandnud, on see Blanche Pet, mida ma kirjeldasin kui inglilõhna. Ja nii äge on näha, et see on läinud nagu teist värvi see lõhn, see oli alguses läbipaistev. Ja siis, kui ma vaatasin videosid, siis ka inimestel see nagu ajaga läheb tumedamaks. Ja see peaks olema hea asi. See on nüüd hästi selline kookosene, milki, suleke, ma ei tea. Aga millegipärast jah, me ei ole teda eriti nüüd kandnud. Ja asi, mis on mul tegelikult kapis olnud vist äkki juba 2 või 3 aastat. Ja mida ma mõtlesin, et võiksin jõulude ajal ära teha, on selline Ami küünalde valmistamise komplekt. Ja ma ausalt öeldes ei tea, kui raske või kerge see projekt on üldse. Ma ei ole seda kordagi lahti teinud, seda pakki. Vaatame korra. Varu aega, rõõmsat tuju ja häid soove, mida küünalde sisse lisada. Võta hetk ise endale ja valmista oma kätega 2 imeliselt lõhnavat sojapahast lõhnaküünalt. Valmivad küünad on 100% naturaalsed ja keskkonnasõbralikud. Nii, juhend. Kas siin on vaja kuumaliimipüstolit? Mul ei ole sellist asja. Okei, see ei tundu tegelikult isegi väga raske protsess. Vaatame korra, mis siin üldse kohe olemas on siin komplektis. Vau, siin on isegi need kleepsud, mis sinna küünladele peale panna. Siin ongi siis 2 sellist küünla anumakest. Isegi kaunistamiseks liipsukesed. Siis siin on need tahid ja küünlavaha. Ja siis on ka nii väikses pakikeses, seda ma ilmselt ei panekski, aga värvi lisamiseks on selline. Siin on siis oranžid tuleksid nendest sihukene värvaine. Aga ma ilmselt teeks täitsa valged ja siis on magus apelsin, eeterlik õli, mida sinna hulka panna. Väga lahe, aga siin nüüd on jah see, et ma peaks need küünlatahid küünlaklaasi põhja keskele liimima. Aga mul ei ole kuumaliimipüstolit. Aga ma mõtlen, et teeme ikkagi need küünlad ära. Ma nüüd natuke uurisin, et ma saan ilusti hakkama ilma selle kuumaliimipüstolita ka. Et põhimõtteliselt ma peaksin lihtsalt siia põhja tilgutama natuke kuuma seda vaha ja siis ma saan selle tahi sinna kinni panna selle vahaga. Nii, aga kõigepealt. Ja ma leidsin ka anuma, kuna ChatGPT ütles ikkagi, et oleks hea, kui sa leiaks mingi anuma, millest sa pärast ei taha enam süüa teha, millest kuumutada seda vaha. Ja siis ma leidsin sihukese mingi paketi. Ja sellest mul on täitsa ükskõik, nii et juhu. Võta keedupott, vala selle põhja umbes 3 cm vett. Siis ma pean panema selle sinna poti sisse ja siia sisse panema 225 grammi sojavaha. Nii, potis on umbes 3 cm vett. Siis võtame oma köögikaalukese ja paneme siis siia 225 grammi sojavaha. Issand, see nii mõnus kuidagi siin paki sees. Ja siin ongi täpselt see sees või? 227, okei, mis ma üldse mõõtsin, ma ei tea, ma arvasin, et nagu siin ei ütle, et vala terve see poti täis sinna sisse, aga okei, väga tore. Nii, see on olemas. Paneme pliidi peale poti. See siin vaikselt tõmbab rohkem kokku, hakkab vaikselt sulama. Ma loodan, et see plastik sulama ei hakka, aga no ma loodaks, et nagu nii kohe ikkagi ei lähe, sest vesi ei kee siin sees veel. No nii, see on nüüd sulanud.
nii et ma tõstan ta välja, ta peab paar minutit jahtuma. 1-2 minutit lase jahtuda, lisa sõjavaha eeterlikku õli 3-5 milliliitrit, siin sees on 5 milliliitrit. Sega lusikaga, kuni eeterlik õli on sõjavahaga segunenud. No, paneme ikka normilt, et ikka lõhnaks hästi. Vala sõjavaha ettevaatlikult küünlaklaasidesse. Mõlemasse klaasi võrdselt. Oota, aga mul ei ole ju veel pandud siia see taht. Äkki ma kastan selle tahi siia sisse. See juba hakkab tahkuma, aga ma kardan praegu. Nii. Okei. Nii. Hirmus. Kus nad on nüüd siin kinni, ma ei tea. Nii. See tuli lahti. Muidugi see tuli lahti. Mis ma nüüd teha saan? Kuidas ma saaks ta nii, et ta püsib siin? Okei, see üks ikkagi liigub siin. Miks sa liigud? Ja nüüd nad tahavad 24 tundi seisma. Ma natuke muretsen, et kas midagi juhtus sellest, et ma ei liiminud neid tahte. Siin on põhja kinni, aga mina ei tea. Nad tunduvad seal suht põhjas. Ma arvan, et see on fine, aga ma ei julge seda praegu veel liigutada. Tegelikult ma ei julge neid kumbagi liigutada. Nii et ma lasen teile natuke siin olla, et ma tõstan nad siit külgkapi pealt kuskile mujale hanguma ja siis homme me saame nendele sildid ilusti peale panna ja lipsukesed külge ja kõik siukse muu ilusa teha. Kuulge, aga väga lahe. Et nagu ma ütlesin, mina sain selle juba paar aastat tagasi kingituseks, aga ma usun, et nad müüvad äkki ikka veel neid kitte, et tegelikult nii tore ju lapse või sõbranna või kaaslasega teha küünlaid. See ei nõua aga väga palju mingisugust mässamist. Et siukene väike, tore koostegevus. Ma just sain õhtusööki, seda kanaarsat ja vaatan Zoe videot. Ja ta just ütles, et ta hakkab tegema selle Tanja Põrri retsepti järgi neid suuri šokolaadiküpsiseid. Mis on võimalus, et ma just täna räägin nendest küpsistest. Crazy! Oleme Zoe'ga nii in sync. And now I'm going to attempt to do the peppermint... What are they called? The peppermint chocolate cookies from M&S. I'm gonna use Tom's recipe and I'm gonna just adapt it. Okei, nüüd kui ma seda uuesti vaatasin, siis ta ütles midagi sinna sellest piparmündist ka juurde. Nii et see on ikkagi mingi natuke teine retsept. Sest et need küpsised, mida mina tegin, seal küll mingid piparmünti sees ei olnud. Aga põhimõtteliselt ikkagi. Tõe hetk. Ma ostsin mandariine, et kas need on ka head. See on nii raske selle mandariini hooaja puhul, et see kunagi täpselt ei tea. Kui te kuulete mingit praksumist, siis mul käib telekast praegu vaikne kamiin YouTube'ist. Seeme, aga muidu hea. Miks need seemned peavad olema? Ja ongi aeg vastata küsimusele. Mul on tegelikult 2 küsimust, millele ma mõtlesin vastata, kuigi ma olen täna juba siin päeva jooksul ka vastanud, aga üks küsimus, mida ma nägin, oli see, et kuidas ma see oli võib-olla sõnastatud natuke teistmoodi, aga põhimõtteliselt, kuidas ma balanseerin suhet ja vlogmassi. Aus vastus on see, et ega siin sellist ilusat balanssi ei olegi. Et praegu number 1 fookus on vlogmass, töö. Aga mu kaaslane teadis, et ma tahan seda teha ja ta on sellega arvestanud. See on ikkagi lõppkokkuvõttes ainult 1 kuu ja isegi mitte terve kuu. Et õnneks ta on mõistav ja eks kindlasti see
selline vlogimaraton peab tulema millegi arvelt. Et praegu ta on erinevate asjade arvelt. Kohati unetundide arvelt, kohati vaimse tasakaalu arvelt, suhte arvelt ja kindlasti leiaks mingeid asju veel, aga selle kõigega ma ei taha öelda seda, et ma ei tahaks seda teha. Lihtsalt kui ma reaalsusele otsa vaatan, siis nii on, et kui nagu nii suuremahuline asi ette võtta, siis see peab millegi arvelt tulema. Aga kuna ma olen seda juba ühe korra varem teinud ja väga teadlikult sellesse läksin, et siis ka mu kaaslane teadis, milleks valmis olla. Ja siis tuli veel selline küsimus, et kas sa plaanid ka üksi nüüd vestlusõhtut teha. Ja ma ilmselt ei nimetaks seda vestlusõhtuks, et ta tuleb mingis teises formaadis, võib-olla midagi mängulisemat, et mul tegelikult ideid on, mida ma tahaksin uuel aastal ellu viia. Et aga jah, see peab tulema kindlasti teistmoodi, sest et kui ma otsustan seda nagu üksinda läbi viia, et ma ei võta kedagi otseselt nagu ma ei tea, õhtujuhiks, et siis see peab olema natuke teises formaadis, et nagu ma ei kujuta ette ennast üksinda vestlusõhtut läbi viimas. Et see tundub ikkagi väga keeruline mingit monoloogi pidada. Ehk siis see peab olema nagu kuidagi teistmoodi üles ehitatud. Aga mul on juba mõtteid. Nii et midagi on kindlasti tulemas. Aga kuulge, väga mõnus chill päev oli. Homme tuleb väga tore päev. Ja ma arvan, et tuleb selline mõnus jõulumeeleolu sisse, kui veel ei ole tulnud, kuigi ma loodan, et ma olen aidanud kaasa sellele, et äkki juba oleks ikkagi mingisugune jõulutunne sees. Aga näeme homme. Tšau!